Hommikul olime ametlikult taotlenud relvarahu pikendamist. See ei vasta praegu tõele. Jah, me oleme endiselt väga pühendunud nendele läbirääkimistele ja vestlustele. Te kuulsid sellest otse asepresidendilt ja presidendilt sel nädalal, et need vestlused on tulemuslikud ja jätkuvad. Jah, ja see ongi meie praegune seis. Ma nägin ka mõningaid uudiseid võimalike silmast silma arutelude kohta. Jällegi, need arutelud toimuvad, kuid miski pole ametlik enne, kui kuulete seda meie käest siin Valges Majas. Me oleme kokkuleppe suhtes optimistlikud. President mainis seda eile oma intervjuus. Iraani huvides on täita presidendi nõudmisi. Ma arvan, et ta tegi oma punased jooned nendes läbirääkimistes väga selgeks teisele poolele ja seetõttu jälgimegi jätkuvalt, kuidas need vestlused edenevad. Kas need vestlused toimuksid nüüd Islamabadis või kus need toimuksid? Järgmine voor. Need toimuksid tõenäoliselt samas kohas nagu eelmisel korral, jah, samade inimestega. Ma tahaksin lihtsalt rõhutada üht punkti, mis on presidendi jaoks oluline. Jah, pakistanlased on kogu selle protsessi vältel olnud suurepärased vahendajad. Me tõesti hindame nende sõprust ja pingutusi selle kokkuleppe saavutamiseks. Nad on ainsad vahendajad nendes läbirääkimistes. Kuigi paljud riigid üle maailma soovivad abi pakkuda, tunneb president, et on oluline jätkata selle suhtluse lihtsustamist pakistanlaste kaudu ja just nii see ka jätkub. Caroline. Mida, Caroline? Kui palju teie hinnangul on ruumi Iraanile täiendavate sanktsioonide kehtestamiseks? Ja kas te tunnete, et Ameerika Ühendriigid saavad selles küsimuses liitlastelt piisavalt toetust? Oli kiri, mis saadeti Monile ja mõnele teisele liitlasele, viidates, et võib-olla sanktsioonid ei pruugi. Kas see võiks olla ka sekretär Vestile? Jah, et sanktsioonid ei avalda mõju ja Ameerika Ühendriigid soovivad. Ma lasen rahandusministril, kes vastutab sanktsioonide eest sellele küsimusele vastata. Jah, ma arvan, et see ei ole õige iseloomustus. Eile teatasime operatsioonist Operatsioon Furia Economica ja me oleme juba üle aasta hoidnud iraanlastele pidevat maksimaalset survet. Nii Iraani riigile maksete blokeerimisel kui ka IRGC finantskontode range jälitamise osas. Üks võimalikest saatuslikest vigadest, mille iraanlased tegid, oli oma Pärsia lahe koostöönõukogu naabrite pommitamine. Ja et nad on nüüd valmis olema palju läbipaistvamad seoses vahenditega või tegema põhjalikum analüüsi, uurides vahendeid, mis on nende pangasüsteemides kinni hoitud. Seega saatsime neile taotluse, et soovime külmutada rohkem IRGC juhtkonna ja Iraani juhtkonna mis tahes liikmete vahendeid. Teine asi, mida me tegime, oli ettevõtetele ja riikidele öelda, et kui te ostate Iraani naftat, kui Iraani raha on teie pankades, oleme nüüd valmis rakendama teiseseid sanktsioone, mis on väga karm meede. Ja iraanlased peavad teadma, et see saab olema rahaline ekvivalent sellele, mida oleme näinud sõjalistes tegevustes. See on näide sõja majanduslikust laiendamisest. Sõjalise tegevuse asemel on see teine viis, täpselt nii. Mis oli koordineerimine? Kas on mingeid uuendusi Ameerika Ühendriikide kindlustus- ja edasikindlustusprogrammi kohta naftatankeritele Hormusi väinas, härra? Nüüd on see 40 miljardit. Seda haldab TFC ja me loodame, et laevad suudavad mingil määral normaalsust säilitada. Ja siis saavad nad tulla TFC-sse ja meie erasektori partnerite juurde ning taotleda oma kindlustust. Ja mida te ütlete närvilistele eralaevanusettevõtetele, kes mõtlevad, kas nad peaksid väina lähenema? Kuidas palun? Mida te ütlete, et julgustada laevanusettevõtteid väina kaudu äri ajama? Ma arvan, et ootame ja vaatame. Kui need on püsivalt avatud, sest see on mehhanism, siis kui me kuulutame selle ohutuks, peavad neil ka kindlustused olema. Londoni Lloydsis tõusid sellel perioodil kindlustusmaksed hüppeliselt. Määrad on endiselt väga kõrged, seega teenib Ameerika Ühendriikide valitsus sellest kasumit, kuid me tahame normaliseerida ja luua majanduslikult tugeva aluse, et laevad saaksid lahkuda ja siseneda lahte nagu enne konflikti. Sekretär. Caroline, tänan sind. Caroline, jah, aitäh, Caroline. Ma tahaksin käsitleda 2 teemat, kui võimalik. Maksupäev ja samuti kinnitamine. Kevin Walshi kuulamine on kavandatud järgmiseks nädalaks, kuid senaator Tom Tillis on endiselt vastu ja ta jääb sellele kindlaks. Kuidas sa kavatsed veenda senaator Tom Tillist, et ta laseks selle kinnituse komiteest läbi? Olen kindel, et senaator Tom Tillis soovib Föderaalreservile ja Ameerika rahvale parimat. Ta on öelnud, et Kevin Walsh on suurepärane kandidaat presidendi kohale, seega lähme kuulamistele. Vaatame siis, kus me oleme.
Küsime maksupäeva kohta. Kas need maksusoodustused, mida te mainisite selle suure seaduseelnõu kaudu, kompenseerivad ameeriklaste pahameelt parema sõna puudumisel, kui bensiin maksab $4 galloni eest? Noh, nagu ma juba ütlesin, keegi pole kunagi olnud selle vastu, et inimestel oleks rohkem raha taskus. Nii et ameeriklastel on rohkem raha ja nad saavad ise otsustada, kuidas nad seda kulutada soovivad. Ja ma tahtsin tagasi tulla ületundide teema juurde, sest ma olin eelmisel reedel Westchesteri maakonnas ja kohtusin mitmete esmareageerijatega politseiametnike ametiühingute kaudu. Ja need on meie suurepärased politseinikud, meie tuletõrjujad, meie kiirabijuhtijad. Kõik nad tahavad nüüd rohkem ületunde teha. Ja kas sa tead, kui hea on, et nad saavad olla kaasatud ja hoida rohkem oma teenitud rahast? Härra president, aitäh, kõik on korras. Võib-olla mõlema jaoks. Ja president Trumpi jaoks. Kas 50% tariifiõhud Hiina vastu on endiselt jõus või välistab selle nüüd mainitud kirjavahetus? Noh, nagu te teate, rääkis president teda puudutavast kirjast ja kirjavahetusest tema ning president Xi vahel. President Xi kinnitas presidendile, et nad ei varusta Iraani selle konflikti ajal relvadega ja see kinnitus on midagi, mida administratsioon väga hoolikalt jälgib. Mis puudutab tariife, kas teil on selle kohta mingeid uuendusi, härra sekretär? Ma ei tea tariifide kohta, kuid mul on värsked andmed sanktsioonide kohta. Iraan on või oli varem suurim riiklik terrorismi toetaja. Hiina ostis üle 90% oma naftast või 8% riigi energiavajadusest. Usume, et see väinablokaad peatab Hiina ostud. Aga ma ütlen teile järgmist. 1. 2 Hiina panka said kirjad IFRS-ilt ja ANEA-lt Rahandusministeeriumist. Ma ei nimeta neid panku. Aga me ütlesime neile, et kui suudame tõestada, et nende kontodel liigub Iraani raha, oleme valmis kehtestama teisiseid sanktsioone. Kas te kaalute täiendavat sanktsioonide leevendamist, härra sekretär, nendele riikidele, kes praegu kannatavad, et võimaldada rohkem naftat oma liitlastele? Me ei kavatse uuendada üldluba Vene nafta jaoks ega ka üldluba Iraani nafta jaoks. Kordan, see oli nafta, mis oli juba enne 11. märtsi teel. Õige. Nii et see kõik on juba ära kasutatud. Teie küsimuse peale, rahandusminister, nagu märgitud on 53 miljonit ameeriklast juba kasutanud presidendi uusi maksusoodustusi. Kas te saaksite rääkida sellest, millist leevendus see toob just töölisklassi ameeriklastele, nagu ettekandjad, baarmenid, ületunnitöötajad, aga ka sellest, millist mõju see avaldab majandusele? Noh, mõned asjad võin ma teile öelda. Ma arvan, et Kelly on väga populaarne, aga teenindussektori töötajate seas olen võib-olla mina kõige populaarsem minister Washingtonis. Kui ma kohale ilmun, ütlevad uksehoidjad, ettekandjad ja ettekandjad kõik, aitäh, et jootraha pealt pole maksu. Hiljuti olin ma ühes söögikohas Westchesteri maakonnas ja nägin, et see on nende seas täielik hitt. Mis puudutab seda, mis nende inimestega toimub ja mida me veel ei suuda mõista, kuid hiljem saame andmeid esitada. Need 52 miljonit tähistavad inimeste arvu, kes on kasutanud vähemalt ühte neist meetmetest. Seega loodame, et tõenäoliselt on mitmeid deklareerijaid või deklareerijaid, kes on kasutanud vähemalt rohkem kui ühte neist 4 peamisest meetmest. Ja vaata, jälle, see on America First. Töötavad ameeriklased saavad rohkem oma rahast endale, samuti nagu ka meie väikeettevõtted. Teate, kui me tagasi vaatame ja kuulame, kui vasakpoolsed räägivad, et see oli maksukärbe miljonääridele ja miljardääridele, siis tegelikult tahtsid nemad tõsta maksumäära kõigile, kes teenivad üle $500 000. See on väikeettevõtete tapja. Aitäh, mul on üks küsimus sekretärile ja siis administraatorile. Härra sekretär, kuna me rääkisime hiljuti Hiinast, siis on möödunud veidi üle aasta vabastamispäevast ja kaubandusdefitsiit on järsult vähenenud. Kas need saavutused on jätkusuutlikud või olete mures võimalike vastumeetmete pärast, mis võivad neid edusamme kahjustada? Tegelikult arvan ma, et me jätkame edusamme kaubandusdefitsiidi vähenemisel Hiinaga. Alates eelmisest suvest on suhetes valitsenud suur stabiilsus ja tegelikult on selle suhte keskmes 2 juhi tugev vastastikune austus.
minu kogemus on olnud, et kui suhtlus tuleb üleval poolt, siis me järgime neid juhiseid ja soove. Meil oli kohtumine Busanis, Koreas oktoobris. Meil tuleb riigivisiit Pekingisse. Seega ma ootan suurt stabiilsussuhetes, aga tead, see ei tähenda, et meie kaubandusdefitsiit ei võiks jätkuvalt läheneda. Lähme. Lase käia. Administraatori jaoks, ma tean, et tehasevarustuse tellimused ja saadetised on rekordtasemel. Kui paljusid väikeettevõtteid on SBA aidanud laenudega nende toetamiseks? SBA püstitas eelmisel aastal Trumpi ajal laenurekordi 40 miljardit, sest väikeettevõtetel on nüüd juurdepääs vajaminevale kapitalile, et Ameerika Ühendriikides areneda. Oleme taas ehitajate rahvas ja näeme tegelikkuses laienevaid tehaseid. Selle tulemusena on meil rekordiline PMI, mis on ostujuhtide indeks ehk tööstustoodangu laienemine ning 2 järjestikust kuud ekspordirekordeid. Kui vaadata riigi olukorda kaubandusbilansi tasakaalustamatuse osas, näeme ebaõiglust Ameerika töötaja ja tööstuse suhtes. Me taastame terveid sektoreid selle maksureformiga. Aitäh, Karen. Mul on sulle 2 küsimust. Esimene puudutab Iraani. Teine küsimus, mida ma tahaksin esitada, on United Airlinesi kohta, Iraani kohta. Kas selle blokaadi jaoks on kindel ajakava ja kui tugev on see surve, mida Ameerika Ühendriigid avaldavad, nagu president Trump või teised ametnikud on maininud? Muidugi. Ma ei seaks kunagi tähtaegu Ameerika Ühendriikide presidendi nimel. Aga mis puudutab blokaadi, siis nagu sa tead, see on täielikult rakendatud ja seda kohaldatakse kõigi rahvuste laevade suhtes, mis sisenevad või lahkuvad Iraani sadamatest. Ma tahan selle punkti selgelt välja tuua. Olen samuti näinud selle kohta mõningaid ebaõigeid andmeid. See hõlmab kõiki Iraani sadamaid Araabia lahes ja Omaani lahes. Ja meie USA väed piirkonnas toetavad laevade vaba liikumist, mis läbivad mitte Iraani sadamaid. Ma tean, et mõned ajakirjanikud on selles osas segaduses olnud. Me toetame laevade vaba liikumist, välja arvatud naftatankerid või laevad, mis tooksid kasu Iraani majandusele läbirääkimiste jätkudes. Ja nüüd Unitedist. On olnud teateid, et Unitedi tegevjuht tegi ettepaneku ühineda American Airlinesiga. See mõjutaks 10 miljoneid ameeriklasi. See tehti ettepanekuks kohtumisel president Trumpiga. Kas see on ühinemine, millele ta soovib mingit toetust? Meil ei ole seisukohta ega kommenteeri seda. Ma tean, et see on erasektori poolt tehtud ettepanek, kuid see ei tulnud presidendilt ega Valgest majast. Kooda ei ole avaldanud arvamust ega tee praegu sellel teemal avaldusi. John, võid jätkata. Suur tänu, Karoliine. See on sekretär Vicentele. Järgmisel esmaspäeval saavad importijad hakata taotlema tollimaksude tagasimakset ja minu saadud andmete kohaselt on tagasimaksele kvalifitseerunud 127 miljonit dollarit. Kuidas see protsess käib? Kuidas saab näiteks vedaja või importija sellist tagasimakset telefonitsi taotleda? Need ei ole riigikassa vahendid. Me maksaksime ainult CPB haldusalas oleva summa. Jah, selgita siis seda protsessi. Ma saan aru, et ei vii programmi ellu. Kuidas see tegelikult toimib? Kui sa oled importija ja maksid need tariifid ning ülemkohus pidas neid ebaseaduslikeks, siis kuidas nad selle raha tagasi saavad? Nad võtaksid ühendust CPB-ga ja ma arvan, et see number, mida sa mainid, ongi see. See on nende summa, kes on juba tagasimakset taotlenud. Nii et nad on juba protsessis ja sa tead. Vaatame, milline saab olema selle ajakava. Kas see mõjutab Sili ja Tsiva majandust? Kõik need tagasimaksed, mis lähevad Sili riigikassast välja? Jälle, lähme edasi. Peame nägema, mis välja tuleb. Ja lähme. Peame nägema, mida ettevõtted nendega teevad. Lihtsalt selguse huvides. Tänu ülemkohtule läheb osa sellest rahast tagasi Hiinasse. Kas see mõjutab Sili majandust? Ma ei tea. Üks küsimus välisminister Blinkenile. Härra välisminister, teid tsiteeriti sel nädalal ühes intervjuus, kus ütlesite, et rahvusvahelise julgeoleku nimel tasub taluda mõningast majanduslikku valu. See on selle valitsuse sõnum valijatele kütuse kõrgete hindade taustal, et enne parlamendivalimisi tasub seda valu taluda. Jah, nii on. Peamine sõnum on lühiajaline volatiilsus pikaajalise kasu nimel. Täpselt ja Tani, kui ma tohin siia lisada, tead küll, president on olnud väga selge, nagu ka sekretär on öelnud, et see on lühiajaline häire. Pikaajalise strateegilise eesmärgi nimel tagada, et maailma peamine riiklik terrorismi toetaja ei saaks tuumarelva.
ja see on hea asi Ameerika rahvale, see on hea asi inimestele üle kogu maailma. Nagu president ja tema majandus- ning energiaalane meeskond on korduvalt öelnud, niipea kui läbirääkimised Iraaniga on lõppenud ja väin taas avatakse, ootame, et bensiinhinnad langevad. Tänu jumalale, et meil on administratsioon, mis usub Ameerika energia ülemvõimu ja kütusehindade langetamisse tanklates. Vaadake, kuidas bensiinhinnad on viimase aasta jooksul langenud alates sellest, kui see president ametisse astus. See on terav kontrast eelmise administratsiooni ja selle linna demokraatidega, kes usuvad, et meie kodumaist energeetikat tuleks raskendada, kes usuvad, et meie kõige väärtuslikumaid ressursse tuleks importida, kes usuvad poliitikate rakendamisse, mis on loonud ajaloo halvima inflatsioonikriisi. Nii et president Trump ehitas üles maailma tugevaima majanduse. Ta teeb seda uuesti. Meil on see lühiajaline katkestus, kuid selle eesmärk ei ole tagada, et neil terroristidel ei oleks tuumapommi. Jennifer, ma tegin nalja.